1958 aastal. 1900 aastast on avanenud piirid ja peale seda on Eestis toodud väga palju lambatõusi, mis on väga tore, tõus on huvitav, kuid sellest kõige rohkem on kannatanud meie enda lambatõud. Eesti Tõulammaste Aretusühingu nagu põhieesmärk ja tegevus ongi meie oma lambatõugude taastamine, et nad oleks viljakad, emad oleks kiimakad ja et taled kasvaks võimalikult kiiresti. Sest Euroopas tahetakse kvaliteetset talleliha, järjest rohkem moslemite populatsioon suureneb ja ollakse huvitatud lihalammastest. Ja valgepealine tumedapealine lammas ongi tegelikult väga hinnased kohtlaste hulgas. Paari sõnaga tutvustaks ju ka neid lambaid. Kõigepealt Eesti valgepealine lammas. See on Utt ja meil on iga aasta lammaste konkurss ja see on nüüd tunnistatud selle aasta kaunimaks ja parimaks Eesti valgepealiseks Utteks. Ja mis teda eriliseks teeb? Peale selle, et ta on viljakas, keskmine viljakus on 2,2-2,3 talle Utte kohta. Ta on piimakas, kasvatab kolmikud rahulikult ülesse ja lihavormid ei ole suurema lihakusega tõugusid, kui täiesti piisav ja kokkuostjatega. Ja Eesti valgepealine lammas ei ole valge peaga lammas ainult, sest tal on omad tõutunnused, milleks on väikse küüruga koon ja kõrvad kitkid hoidvad kõrvad. Et selle järgi saab alati ära tunda, et tegemist on Eesti valgepealine lambaga. Kui midagi nendest tunnustest on puudu, on tegelikult ristang. Ja ristangile ei karastu need head omadused, mis on puhtatõusel lambad. Eesti valgepealise lamb, millest koosneb Eesti valgepealine lamb? Ta aretati niimoodi, et oli Eestimaa lammas vanasti ja siis hakati seda vältavalt ristama Seriöösnõuga lambaga. Seriöösnõuga lammas on siis see lamb. Seriööt on maailma vanemaid lambatõugusid, mis on aretatud Šotimaal. Ja sellest Seriööti head omad on see, et hästi vastupidav kliimale, tugev kehaehitus ja viljakus on suhteliselt hea ja lihakus on üldiselt hea. Ja Seriööti lammas on väga käide. Farmidel on temaga väga hea pere. Ja Seriööti lamba on see koon, mis rohkem esile tuleb. Kõrvad on ka säärselt suure koone, kui valge peaga lammas on Seriööt. Ja teine lambatõug, mida nüüd kasutame aretuses, on Norra valge lammas. Norra valge lammas on aretatud Norras. See aretus on kestnud üle 30 aasta. Ja kuna Norras on lammasaretus Norra Maaülikooli käes, siis neid lambaid aretuses genoompõhiselt teaduslikult on saavutatud tegelikult meie silmiseks maailma parimad lambatõugud. Tal on väga hea kasvukiirus, kõrge viljakus on 3 ringis, 3 talve uutepõrge. Hea pika kedega ja ka hästi sõbralik tõug. Ja ta selles mõttes veel hea tõug, et ta sööb suhteliselt palju erinevaid taimid. Võrrelda valima, siis tema on selline, kes sööb suht palju taimid. Ja tegemist on ühe ja see näitab ka ära, et tegelikult ta on teistega sama suur, et ta on väga suur tõug. Kiire kasvuga ja farmidele veel kasulikum. Et nii Eesti valgepealise kui ka tumedapealise lamba talled lähevad meil ekspordiks juba kuskil 5 kuused. Et see peale 10 kuused. Et saab kiiresti ja siis aretame ka Eesti tumedapealist lambast.
mis on siis ka Eesti põlistõud, Eesti tumedamine lammas. Tegemist on jällegi selle aasta konkursi võitjaga, kõige parem võitjaga. Eesti tumedamine lammas on tegelikult üks paremaid lambanõuge, mida farmeril tasuks kasvatada. Ja siin tehti, see aasta oli üks bakalaureuse töö Maaülikooli juures, kus võeti Eestis kasvatatud lambanõud ja nende jõudlusnäitajad. Ja analüüsiti neid ja bakalaureuse töö tulemus on see, et kõige kasumlikum Eesti farmerile on kasvatada Eesti tumedamist lammas. Sama hea tegelikult oli Norra valge lammas, aga tema on nii, et tumedamist lammas tasub kasvatada. Ja tumedamine lammas on siis saadud, on võetud Eestimaa lammas ja teda on ristatud Oxford Towni ja Shropshiri tõugu lammastega. Need mõlemad tõud on inglise tõud. Ja Eesti tumedamine lamba nimi ongi Eesti tumedamine lammas, mitte Eesti mustapealine lammas. Ja see on sellepärast, et kui on tõrvamusta peaga lammas, siis ta on ristand või on ta Suffolki tõugu. Eesti tumedamine lammas ei ole mitte kunagi tõrvamusta peaga. Ta võib olla tumedam, ta võib olla hallikat tooni või pruunikat tooni. Ja tumedamine lammas on ka väga heade lihavormidega. Hollandi ja Belgia kokkuostjad hindavad teda väga kõrgelt. Mõni aasta isegi neil on tumedamine lammas kõige rohkem meeldinud. Isegi Hollandi enda tõu Texeliga võrreldes, nad on meie lammaste kohta ütelnud, et kuulge, et te varsti Texeliga ära. Nii et see on väga kõrge hinnang, kui Texeli riigi esindajad ütlevad seda, et meie lambad on kohati ilusamad. Vot niimoodi. Nii et kui te soovite endale lambaid soetada, siis pöörduge meie organisatsiooni poole. Me tasuta anname teile nõu ja koolitame ja meie käest saate kindlasti puhtatõulised loomad, sest Eestis valdavalt on kõik ristandid. Ja algajal lambakasvatajal on sellest väga raske aru saada, mis asi see ristand on, mis asi puhtatõuline looma. Nii et sellepärast me oleme nõutjad alati abistanud. Nüüd ma annaksin sõna edasi Kihnu maalambakasvatajate seltsi juhatajale ja tema tutvustab siis meie Eesti põlistõu. On meil juba kuulamatu põhiosas 1000 looma. Nii et väljasuremusohust sellest kõigest kriitilisemast oleme me selle looma juba välja toonud. Kihnu maalammas on tulnud põhja-jürisabaliste lammaste hulka ja ta on tulnud esimese lammaste kodustamislainega Euroopasse. Praegu need tõud ja populatsioonid kõige vanemad elavadki Euroopa perifeerias, Läänemere üldused ja saartel, sealhulgas siis Kihnu maalammas. Teadusuuringutega on tõestatud, et meie aladel on ta olnud pronksiajast saadik, et siis vähemalt järjepidevalt 3000 aastat. Võrreldes 3000 aasta tagusega tänapäevane Kihnu maalammas eriti muutunud ei ole. Tema omadused on samad, väike kasv, nagu siin saab võrrelda, määrad maksimaalselt kasvavad 50 kiloseks, umbes 40, täiesti tavalisega 25-30 kiloseks. Hästi oluline aborigeenne tunnus on tema peened jalad. Tavaliselt on need siis rillata, kaetud karvaga, nägu on nii-öelda paljas ja sarved on nii jääradel kui untedel. Mitte kõigil untedel, aga päris paljudel. Ja kui tõul on nii isastel kui emastel sarved, siis tähendab, et nad kasutavad seda ka kaitseks. Need ei ole ilu pärast.
meie tänavune parim Klaar Simmermann on 4-aastane ja tema sarved kasvavad tal elu lõpuni edasi, kõige rohkem kasvavad esimesel aastal ja siin on juba näha, et tüüpiline sarvekeel on juba peal. Mitte midagi.